Tere, mina olen Grete Arro, töötan Tallinna Ülikoolis, minu valdkond on hariduspsühholoogia ja lähme siis selle koolitusega edasi. Räägime natuke ka sellest, mida siis õpipsüühika selles tehisaru kontekstis tähendab, kuidas nad omavahel seotud võiksid olla, mis on ohukohad, mis võiksid olla uued arendused ja kindel on see, et selle ühe koolitusega me ei läbi kõike võimalikku, ka meie siin ei tea kõike võimalikku, aga võib-olla mingisugused asjad, mida meelde tuletada, mingisugused teemad, mille peale mõtelda. Ja lühidalt, millest siis järgmises sellises jupikeses juttu tuleb. Me alguses natuke vaatame ka seda, et millal ja missugune tehisaru tegelikult meile õppimise mõttes kasulik ei ole, mis ei tähenda, et seesama tehisaru ei ole kasulik siis nagu päris töö kontekstis näiteks, aga just õppimise mõttes, mis on kasulik või mis on kahjulik. Meenutame seda, et õppimine, kui protsess on ikkagi samasugune, nagu ta on alati olnud, seda kogu aeg uuritakse. Ja kui nüüd tehisaru tuli selle protsessi juurde, et mida see võiks tähendada ja millised on nagu need uued avanevad võimalused. Ja me kindlasti tahame analüüsida näiteid, et sellised esimesed katsetused, kuidas selline väga mõnus tark tehisaru võiks õppimist toetada, mida me sellest järeldame, kuhu me sellega jõudnud oleme. Aga miks üldse muretseda, et kui me õpime selle tehisaruga, mis praegu nii-öelda noortel, lastel vabalt kättesaadavad on, kõik need mudelid, et see kuidagi neile halvasti mõjub, sest ma usun, et igaüks kuulajatest on võib-olla kuulnud või mõtelnud või isegi märganud, et tehisaru õppimist alati võib-olla ei toeta. Et mis siis õieti nagu katki meil läheb? Ja kui nüüd mõelda, et mis see nii-öelda tavaline tehisaru siis on siis just nimelt see, kellele õpilane näiteks esitab mingi küsimuse, annab mingi ülesande, selgita mulle seda, kirjuta mulle see või too valmis, lahenda minu eest see ülesanne. Ja siis tehisaru tõesti teeb seda tema jaoks, et see on siis nii-öelda selline tavaline tehisaru. Et kui nüüd hästi laia pintsliga öelda, siis see murekoht algab sellest, et teadlased ikkagi on ühel nõul, et kui me tahame, et selline päris õppimine toimub, siis see eeldab, et õpilane peab ise selle info ära töötlema. Et ise selle vaeva nägema, ise sügavuti mõtlema, et mõnes mõttes võiks öelda, et see sõna generatiivne või see, et see õppija pea ise kogu aeg seda teadmist üritab genereerida, et see on ikkagi see, mis peab juhtuma. Ehk siis, et loomulikult, kui nüüd lahenduse loob või järelduse kirjutab või välja mõtleb tehisaru, siis õppimine kui selline jääb tegelikult tegemata. Isegi siis, kui õpilane pärast võib-olla seda saadud materjali, näiteks läbi lugedes, vaadates, nii-öelda meelde jättes, kusagil taas esitab, on see ikkagi hoopis teine olukord. Et ehk siis see, kes oma peas peab midagi looma, on õppija. Ja see võib olla väga erinev asi, see võib olla väga pisike asi, mis ta teeb, võib-olla ta küsib näidet mingis kohas, võib-olla ta toob näite, aga võib-olla ta analüüsib midagi, võib-olla ta üritab lahendada, võib-olla ta isegi üritab edukalt lahendada, võib-olla ta püüab midagi kategoriseerida, midagi eristada, ükskõik. Igal juhul tema peaks olema see, kes teeb töö ja et võib-olla niimoodi väga üldiselt öeldes, et me igal juhul hoiame meeles, et me küll saime endale selle uue generatiivse tehisaru suhteliselt hiljuti, aga me ei unusta ära seda, mida teadlased on juba ammu ilma öelnud ja väga erinevad teadlased, et just see aju peab olema see, kes loob asju, see, kes on generatiivne. Ja mõnikord seda kuulates me unustame nagu ära, et võib-olla siiamaani kuulajad on nõus, et jah, kindlasti nii on, aga mis on siis häda sellest, kui ma lasen kellelgi endale seletada, et ka õpetajad ju seletavad ja põhjendavad ja arutavad ise meie kuuldes, aga et meil on hästi oluline aru saada, et kui eelnev kehtib, mis ma just ütlesin, et õppija peab tegema tööd, siis tegelikult järelikult kehtib ka see, et kui ta see õppija siis vaatab kellegi teise mõtlemist, arutlemist, analüüsimist, sünteesimist, ehk siis loeb, vaatab, nii-öelda uurib seda kellegi teise mõtlemise tulemust, et siis tegelikult ta ei õpi ise, aga mis tekib sageli, on see väga mõnus taipamise tunne. See tunne, et nüüd ma sain aru. Ehk siis võime seda nimetada ka selliseks teadmise illusiooniks, selline kiirelt tulnud taipamine, ilma et ma oleks pidanud vaeva nägema, aga ma näiteks mõtlesin hoolega kaasa. Ma olin tõesti
haaratud, mõttega kaasas, aga mina seda tööd tegelikult ära ei teinud ja loomulikult seejuures jäävad ära ka mõned teised aspektid, mis on tähtsad, sinna võib-olla jõuame. Ja loomulikult see ei tähenda seda, et õppimine tähendaks olukorda, kus mitte keegi kunagi ei loe, mitte keegi kunagi ei kuula, mitte keegi kunagi võib-olla ei kuule teiste selgitusi. Ei, kui õppija kohtub nii-öelda passiivsemas vormis infoga ja pärast hakkab sellega midagi tegema, neid samu operatsioone, kas või isegi, kui ta hakkab selle üle pingeliselt mõtlema, oma peas arutlema, seda endale teiste sõnadega selgitama, selle kohta mingeid vastunäiteid otsima, ükskõik mida ta oma peas teeb, siis tegelikult siis algab õppimine. Lihtsalt paljud õppijad ei tea seda. Nad ei tea seda, et sel hetkel, kui nad hakkavad materjali üle mõtlema, siis see õppimine käivitus. Nad võib-olla arvavad, et õppimine toimus siis, kui masin neile näiteks seletas või keegi teine neile seda alles seletas. Aga et see murekoht meil siin ongi, kust me nüüd teile läheme, et need nii-öelda tavalised tehisarumudelid, mida igaüks saab kasutada, kus sellist õppimise tarkust pole sisse pandud, et need tegelikult ei paku sellele õpilasele sellist peaga töötamise võimalust, sellist kognitiivset pingutust nad tegelikult ei paku, aga õnneks on meil siin Jaan Aru jätkuvalt stuudios, et kui sa peaksid nagu täiendama veel seda mõtet või lisama, et kuidas sina seda selgitaksid, et miks siis ikkagi meil on vaja õppimiseks midagi muud kui lihtsalt kellegi teise mõtlemise vaatamist? No sa selgitasid väga hästi juba, aga mõtleme nüüd seda, et tõesti õpilane tuleb õpetaja juurde, kui miks ma ei tohi tehisaruga teha, siis see vastus, mis sa juba andsid, on see, et peab ise tegema. Peab ise läbi tegema. Aga nüüd see õpilane on vastik. Aga miks peab ise tegema? Ja ma võib-olla tahaksin anda õpetajatele sellise mõtte, et kuidas nad sellele saavad ka vastata. Et sellele küsimusele, et miks peab ise tegema, on täiesti nagu hea vastus ajuteadusest. Nimelt need ajurakud ja piirkonnad, mis on seotud sellega, et me loeme midagi või kuulame midagi, on täiesti erinevad nendest piirkondadest, mis on seotud sellega, et me teeme midagi. Näiteks mõtleme, eks? Nii et kui me tahame, et õpilased õpiksid mõtlema või arutlema, siis on tarvis, et nad tegelikult ka mõtleksid ja arutleksid ja tegeleksid selle tegevusega, mida me tahame, et nad õpiksid. Ja võib-olla see näide, mida õpetaja võiks tuua ka õpilasel, on see, et kui meil on noor korvpallur näiteks, siis me ei ütle, et tahad korvpalluriks saada, vaata lihtsalt korvpallivideosid. Siis me saame aru, et ta peab tegema neid asju. Meil on noor viiuldaja, me ei ütle, kuula lihtsalt viiulikontserte, ta peab ise tegema. Ja samamoodi, kui meil on õpilane, kes peaks õppima mõtlema, siis ta peab ise neid ülesandeid tegema, sest ainult siis ja ainult siis ta aktiveerib oma ajus neid õigeid närvirakke, mis on tarvis selle tegevuse tegemiseks. Mitte mingit viisi seda teistmoodi teha ei ole, nagu sa ütlesid ka, et kui sa vaatad tehisaru lahendust, see ei ole õppimine. Kui sa kuulad kellegi teise selgitust, see ei ole õppimine, sest sa ei tee ise. Nii sa õpid ainult kuulama ja vaatama. Täpselt, et väga hästi öeldud ja tõesti ma tunnen siin Jaani kuulates, juba mina olen sellelt koolitselt uusi asju õppinud ja tõsi ta on, et võib-olla see meie üks murekoht ongi mõnikord, et me peamegi õppimiseks võib-olla midagi muud kui see, mis ta on see, et me võib-olla produtseerime, teeme mingisuguseid töid, esitame midagi ära, aga tegelikult seal peas seda ise tegemist, ise mõtlemist toimunud ei ole ja tõsi on ka see, et see mõtlemine peab toimuma ju korduvalt ja korduvalt ka sama probleemi kontekstis, et isegi veel ühest korrast ei pruugi piisata. Aga et sellised päriselt mõnusad õpiolukorrad või õpisituatsioonid ongi need, kus tegelikult õppija juba aetakse palavaks selles mõttes, et ta kõike, mida ta juba teab, üritatakse temast kätte saada, mitte niimoodi, et me meenutame neid asju neid talle rääkides, vaid et üritame panna teda ennast oma mälust meenutama, et ta räägib oma mõtetest, oma lahenduskäikudest nii-öelda, et mõtlemine muutub nii-öelda nähtavaks, et kui ma olen siis see õpetav isik või tehisaru seal kõrval, et ma saan aru, kuidas ta arutab, et mind huvitab, kuidas ta arutab, kuidas ta jõudis selle mõttekäiguni või selle vastuseni, eks, et aga see on nähtav, see ei ole mitte ainult lõpptulemus. Ja et ta tegelikult see õppija
jaoks on üks väga kasulik asi, on see, kui ta ikkagi üsna täpselt saab aru, mida ta ei tea ja huvitaval kombel, kui talle anda vastused ette ja lahendused ja nii-öelda õiged teadmised. Muidugi sellistes teemades, kus on võimalik ise midagi mõtelda, on ka faktiteadmisi ja infot, kus ei saa midagi ise välja mõtelda, aga seal, kus saaks lahendada või lahendusi pakkuda, et vastuseid vaadates juhtub enamasti see, et me ei saa lõpuni aru, mis on selle probleemi puhul võib-olla see kõige raskem ja keerukam koht või kõige sellisem fundamentaalsem asi, mis päriselt selle teema inimestele raskeks teeb. Aga kui me üritame enne näiteks ise lahendada, siis me saame väga täpselt aru, mis on selles ülesandes just see asi, mida võib-olla raske mõista ja mille õppimisele tuleb panna see põhirõhk. Et ehk siis õppimine muutub teistsuguseks, kui me peame alustama sellest pusimisest, ise mõtlemisest. Et ma mingis mõttes jõuan selle konflikti kohani või sellise arusaamani, kus päriselt ma kinni jään. Aga et nii-öelda lahenduste nägemisel võib juhtuda see, et ma võin nüüd küll ära teha nii-öelda kellegi õpetuse järgi mingisugused ülesanded, aga hiljem ma tegelikult ikkagi neid enam ei oska. Et pärast saan aru, et ma küll kunagi nagu korraks oskasin, aga see teadmine jääb püsivaks. Ja sest ma tõesti neid suurimaid raskusi või neid väga mitte intuitiivseid kohti tegelikult ei pannudki tähele. Ja loomulikult see, mida me alati rõhutame, on see, et see mõttepingutus, kognitiivne pingutus, et see peab olema seal, kui keegi selles õppija ajus, kui pingutab ükskõik kes teine, ka tehisaru, siis me juba teame, et see ei ole õppimise mõttes kasulik. Aga võib-olla, et selline samm tagasi, et äkki korra peaks mõtlema, et kas inimese pea peaks üldse mõtelda oskama. Et see on selline, võib-olla natuke retooriline küsimus. Ma usun, et tegelikult kõik arvate, et võiks mõtelda, et võiks ka suuta nagu nii-öelda eri viisidel mõtelda, mitte kinni jääda ühte lahenduskäiku. Võiks mõtelda ka sellest, et kas ma mõtlen praegu mõistlikul viisil. Võiks reguleerida seda, kuidas me mõtleme, et mõtlemisoskused selleks, et üleüldse luua uusi asju. Need on igal juhul vajalikud omandada koolis, et me ei tohiks segamini ajada olukordi, kus me alles arendame oma mõtlemisaparaati ja selleks on õppimine, selleks on kool. Näiteks olukordadega, kus nii-öelda päriselus, koolivälises elus ongi vaja midagi juba päriselt produtseerida, et muidugi me võime päriselus kasutada tehisaru kohtades, kus me ei pea ennast enam arendama. Aga meie siin räägime ju koolist ja me räägime õppimisest ja siin on vaja, et just nimelt see õppimise aparaat, kui nii võib öelda, saaks nii ägedaks nii paljudel õpilastel, kui ta vähegi saab saada. Ja me usume, et see võiks täitsa ju võimalik olla. Aga jah, et minu arust on see piisav nagu põhjendus sellele, et miks mõtlemine jääb alati vajalikuks oskuseks igale inimesele ja seda ei tohi ära nii-öelda delegeerida, aga ma ei tea, kas Jaan, mis sina arvad, et kas inimene võiks ise mõelda ja miks? Ma mõtlen nii, et vastasid väga kenasti, aga et kujutame jälle seda olukorda, et õpetaja juurde tuleb see laps ütleb, aga mul ei olegi vaja endale ise mõelda. Miks mul on vaja ise mõelda, et tehisaru ju mõtleb palju paremini kui mina. Ja see vastus, mis mina välja pakuksin, on umbes järgnev, et mõtlemine on vajalik selleks, et olla vaba. Tegelikult ükski laps ei taha, et keegi teda mõjutab ja niimoodi, aga nad ei saa arugi, et kui sa annad kogu selle mõtteprotsessi ära, siis sul ei ole enam mingit vabadust, eks. Sest mõtlemine tähendab, et sa mingis olukorras, kus keskkond, näiteks tehisaru soovitus või kuskilt mujalt tuleb mingi asi, suunab sind valima varianti A, sina tegelikult suudad nagu oma ajus pidurdada ja mõelda, oota, tegelikult ma võiks teha ka B või C. Ja probleem on selles, et kui me siin räägime, see tundub nii lihtne. Mis see küsimus on, et ma oskan mõelda ühte või teistpidi, aga jällegi nagu osati oled juba öelnud, see oskus mõtelda, see ei arene kuidagi iseenesest. See ei ole nii lihtsalt, et lapsed saavad suuremaks ja siis õpivad mõtlema. Ei, me peame seda oskust õpetama sihipäraselt ja nad peavad aru saama, et tõesti see on vabaduse aluseks. Ja ma korra mõtlesin selle peale, aga tegelikult, et võib-olla see tänapäeval on nagu veel vajalikum oskus, sest kui meie õppisime koolis, ikka keegi sulle vahel võis udu ajada ja nii, aga meil oli keskkonnas palju vähem mingisuguseid protsesse, mis üritasid meid mõjutada, eks.
tänapäeva noorel, kui ta on TikTokis, siis iga see video üritab panna seda noort inimest kauem vaatama, on ju. Kui ta ükskõik mida kuskil rullib mingit seda sotsiaalmeedias või kuskil, siis kogu aeg algoritmid üritavad teda mõjutada. Me oleme ilmselt ajastus, kus tehisaru vahendid üritavad hakata meie kavatsusi mõjutama. Meil on vaja ehitada seda oskust, et ta tegelikult suudaks aru saada, stopp, praegu mind suunatakse selles suunas. Ma tahan ise minna teises suunas ja meie koolis peame olema need, kes annavad selle oskuse tegelikult. Et me kõik saame aru, et see ei ole triviaalne või see ei tule iseenesest ja kahtlemata see tavaline tehisaru ei tee seda. Kuna ta teeb meie eest mõtlemise ära, siis ta ei toeta meie mõtlemise arendamist ja seetõttu me oleme ka vähem vabad tegelikult. Jah, ja see on ka põhjus, miks võib-olla meie siin olemegi, et meie näeme neid ohte ja me näeme ka võib-olla seda antiutoopia võimalust nii tugevalt, eks ju. Ja samme edasi sellest, et inimene ei ole enam vaba otsustama, kuna ta lihtsalt ei ole harjutanud otsustamist. Ja ma arvan, et edasi võiks minna ka mõtte juurde, et võib-olla ta on ka vähem õnnelik, kui ta ei suuda, kui ta ei ole enam see, kes teeb ise otsuseid. Et ehk siis, et see on üsna selline lai ja filosoofiline tegelikult mõttekäik, mis siit võiks edasi minna, aga et me alustame ikkagi sellest samast koolist, et mis sinna kooli ja mis kujul me tahame, et sinna tuleb ja mida me tegelikult võib-olla ei taha, et õppimisega nii-öelda seotud saaks. Ja see küsimus siis ongi, et jah, et me võib-olla hästi põgusalt mainisime, mis see õppimine on, aga et nüüd täpsemalt, kui see tehisaru sinna õpiprotsessi tuleb, õpetaja sellega hakkab arvestama, õpilased hakkavad sellega arvestama, siis on võib-olla mõned küsimused, mis on ka pigem üldised, aga hakkavad juba lähemale minema sellele, et meie siin, isegi kui me oleme natukene mõlemad sellised utopistid, me ei saa vältida seda, et tehisaru tuleb. Ta niikuinii tuleb paljudesse eluvaldkondadesse, ta tuleb ka haridusse. Järelikult me peame sellega seda võtma kui reaalsust ja saame seda võib-olla siis natuke suunata või võib-olla isegi palju suunata sinna, kus ta teeks kahju asemel kasu ja siis on võib-olla mõned küsimused, mis võib-olla ongi natukene lahtised sellises ühiskondlikus debatis ka ja ma arvan, et me esitame või mina siin esitan sellist pigem nagu, kuidas mina sellest aru saan, mis kindlasti ei ole lõplik ja see ei esinda kindlasti kõiki teadlasi ka, et see on selline avatud debatile. Ja võib-olla üks selline vahemärkus veel ka, et kui me sellest tehisarust ja õppimisest räägime, siis koht, kus me võib-olla saame üldse inimestena üksteisest valesti aru või erinevalt saame aru, on see, kus me ei mõtle mitte tehisarust, vaid kui me mõtleme õppimisest. Et minul on tunne, et see tehisaru iseenesest on selline pisike ja võib-olla mitte nii oluline nööp, mida me sinna õppimise külge õmbleme, aga see suur asi on ikkagi õppimine ja haridus ja haridussüsteem. Aga võib-olla me oleme mõnikord nagu erilehel selles osas, et millisena me näeme haridust või õppimist, et milline see ülikond välja näeb, et on ta siis smoking või on ta skafander või on ta midagi kolmandat, näiteks hulaseelik, et võib-olla selle pärast tulevad võib-olla sellised erinevad arusaamad, et kuhu see tehisaru ja milline tehisaru sinna haridusse peaks tulema. Aga võib-olla võiks isegi küsida, et kuhu ta siis tuleb, et kas ta tuleb sinna kooli, kas ta võtab koolis mingisuguse rolli endale või ta pigem peaks olema siis, kui õpilane on omapäi. Ja samamoodi, et milline ja kuidas seda kasutada, aga võib-olla see küsimus, millal. Mul on jällegi uurimuste pinnalt sügav veendumus kujunenud, et koolis on inimesed, kes on kõige väärtuslikumad õpiressurssi mõttes või need on kõige väärtuslikum meie õppimise ressurss on teised inimesed, kuigi võib-olla inimesi ei peaks ressursiks nimetama. Aga me teame, et kõige väärtuslikum on, kui me õpime omavahel rääkides, vaieldes, koos arutades, katsetades, kui me küsime üksteiselt küsimusi ja vastame nendele. Ja kui minult küsib küsimuse minu sõber või minu selle klassikaaslane, kellega me grupis midagi koos teen, siis ma võib-olla võtan seda natuke tõsisemalt kui siis, kui seda küsib minult masin. Et võib-olla teise inimese küsimus suunab mind veel rohkem mõtlema ja arutama ja sügavamale minema ja seda, ma leian, et need teised inimesed selles õpiolukorras on kõige olulisemad, et vähendada seda ressurssi või vähendada seda osakaalu, mis me arutleme, et seda nagu ei tahaks. Pigem ma olen aru saanud, et meil võib olla mõnikord hariduses seda muret, et me saame liiga vähe arutleda.
et kuivõrd arutlev dialoogiline õpe on kõige kasulikum või noh, see, kus päriselt tehakse midagi, nagu Jaan Aru ütles ilusasti, kus me teeme läbi neid mõtteprotsesse, nii et teised kuulevad, et võib-olla saab tehisaru olla selline asi, mis võimaldab meile seda mingil moel koolis teha rohkem kui täna. Sinna me ka jõuame. Teiseks, me ei tohi ära unustada, et selleks, et olla õnnelik ja toimiv inimene, meil on vaja ka sotsiaalemotsionaalseid oskusi ja ehkki on kindlasti juba ka programme, mis üritavad neid oskusi tehisaru abil arendada, neid uuringuid on juba ka, aga noh, ma leian, et see on ikkagi pigem aseaine. Enamike õpilaste, enamike inimeste juures on vajalik ikkagi suhtlus päris inimestega. Ehk siis, et kui me justkui näeksime koolis seda arvutikasutuse osakaalu suurendamist, siis me ikkagi läheme veel enam sinna selle probleemi suunas, et sotsiaalemotsionaalsed oskused on võib-olla siis napimad ja me oleme ka jätkuvalt ju seda meelt, et me võib-olla ei taha, et koolis üldse nutiseade väga domineeriks, pigem me oleme mõelnud, et seda võiks olla nii vähe ka võimalik, aga noh, kui me kasutame selle arvutit õpikontekstis, siis see võib-olla on midagi muud. Ja kolmas mõte on see, et me tegelikult jätkuvalt mitte ainult siin kogu maailmas oleme hädas õpioskustega, ja õpioskused on asi, mis on küllalt keerukad tegelikult mõnes mõttes ja nad on keerukad, kuna neid on vahel raske käivitada. Ja selleks, et neid tõesti omandada, siis on ka tähtis nende üle arutleda. Seega, kui me oleme koolis, kui seal on teised inimesed, siis me peaks ka arutlema õppimise kui sellise üle, õpioskuste üle, võrdlema, vaidlema, õppima neid juurde, et juba see ütleb, et meil on vaja tegelikult seda arutelu ja teisi inimesi sinna ümber. Ja juba praegu need väiksed andmed, mis meil on või vähesed napid andmed sellisest, ütleme võib-olla juba uuemast tehisarust, millest tuleb ka kohe juttu, et see targa õpistrateegia endas käivitamine, see on üks suurimaid probleeme, mis õpilastel tegelikult on, isegi kui me pakume talle sellist õppimist toetavamat tehisaru. Et see on üks valupunkt ja õpioskused, õpistrateegiad ei arene ka sugugi nii kergesti ega iseenesest. Ja see juhatabki selle teema juurde, et aga kui me siin kõik räägime sellest mingisugusest suurest, ootame siin seda Godot, et keegi ei tea, kuidas ta välja näeb ja räägime mingisugusest teistmoodi tehisarust, et milline ta siis võiks olla ja me läheme nende näidetega ka täpsemaks, aga võib-olla mõned sellised üldpiirjooned ja kõik, kes võib-olla mind varem kuulanud teavad, et ega ma üle oma varju ei hüppa, et selline õppimist toetav tehisaru, ma olen lühendanud selle ÜTiks. Ei tea, kas see ei ole võib-olla väga elegantne, aga ta põhimõtteliselt on ikkagi nagu hea õpetaja, kes jaksab ja tahab olla kannatlik ja märgata, olla väga kohanev ja õppijast lähtub, eks ju, et ta tunneb seda psüühikat, tunneb neid psüühika põhiprintsiipe ja ta omajagu suudab neid siis sinna õpi kontekstis rakendada. Ehkki loomulikult tehisaru ei näe ju kogu õpilast, eks ju, et ta saab õpilasest võib-olla tema trükitud või võib-olla ka mõnel juhul räägitud sellist sisendit, aga ta ikkagi üritab sellest teha mingisuguseid arukaid järeldusi, aga et ta kindlasti on see, kes ei õpi selle õppija eest ära. See on siis see, mida võib-olla selline tänane tavaline tehisaru teeks. Ja üks tähtsamaid asju võib-olla olekski see, et ta üritaks hea tehisaru, õpetamist toetav tehisaru üritaks võtta siis õppija perspektiivi, et kui ta on selle õpilasega dialoogis, siis ta üritaks ikkagi aru saada, kus see õpilane on, kus ta on oma motivatsioonis, kus ta on oma õpioskustes, kus ta on oma võib-olla ka meeleolus, et ta tegelikult üritaks olla see, kes võtab selle õppija vaatepunkti. Et lihtsalt sellepärast, et muidu on väga raske õpilasel ka minna süvitsi ja huviga selle materjali kallale. Ja juba praegu selle hetkeni me oleme öelnud väga mitu asja siin, mida ongi päris raske teha masinal. Praegu tundub, et see ei ole nii lihtne. Aga ja näiteks tehisaru saaks kogu aeg rääkida mitte ainult ainest, vaid ka sellest, kuidas õppida. Et ainest ja kuidas õppida, miks ma niimoodi teen. Meil on mõningaid näiteid tuleb selle kohta, kuidas ta siis võiks rääkida sellest, et miks niimoodi õppida. Aga see ei ole ka nii väga lihtne. Aga tõsi on see, et kui õpilane, mida paremini õpilane teab, mis talle tegelikult kasuks tuleb, seda tõenäolisemalt aina enamad õpilased tegelikult valivad sellised õppimisviisid, kui neil vähegi on aega ja ressurssi seda teha.
ja ma arvan, et see mõte on juba nii palju kordi läbi käinud, aga et sellises õppimist toetavas tehisaru õpisituatsioonis on siis õpilane peamine sisutootja, et mitte see masin. Et see ei tähenda seda, et tehisaru ei tohiks üheski kohas midagi nii-öelda teada või anda seda sisendit. Ta tohib küll dialoogiliselt, ikka ta tohib ja ta tohib loomulikult alati nii-öelda lõpuks aidata seda õiget teadmist nii-öelda märgata, mis on olulised asjad, tuua välja, mis on korrektne, et ta kindlasti ei jää infot lõpuni varjama, aga ta ei ole see, kes kohe õiged vastused ära ütleb, ta ikkagi üritab suunata õppimisprotsessi. Et ta annab neid mõtlemisülesandeid, aga loomulikult need ülesanded ka ise vajavad aeg-ajalt sisendit, mida siis saab anda, sest nii-öelda faktiteadmise ei mõtle inimesed ise ju välja, eks. Ja täiesti selline helesinine unistus on see, et kui me ei räägi tehisarust nagu kogu nii-öelda inimese elutegevuse kontekstis praegu, vaid õppimise kontekstis, et ta võiks olla selline natuke nagu ajutine kark. Et see ei ole tavapärane paljude innovatsioonide puhul, mida digitehnoloogia pakub, aga mõtle, kui tore oleks, kui tehisaru oleks natuke selles mõttes nagu mõni arst või kliiniline psühholoog, kes ei lähe sinuga nüüd elu lõpuni käsikäes, vaid näiteks aitab sul paremini õppima, paremini leida omaenda motivatsiooni üles, paremini toetada oma eneseregulatsiooni ja siis ta nii-öelda tõmbub tagasi, ta tõmbub kõrvale. Või siis ta hakkab sulle õpetama võib-olla mingisuguseid veel keerukamaid õppimise oskusi ja ta tunneb näiteks ära, et sina juba valid tarku õppimisviise, olles õppija. Et ta võiks olla ideaalis selline ajutine kark, mitte tulla ja jääda igaveseks ja võtta nii-öelda sinu juhtimine üle. Et ta võiks ikkagi õpetada sind ennastjuhtivaks õppejaks ja samamoodi ka ennastjuhtivaks tehisaru kasutajaks. Ja ma pean tunnistama, et mina hetkel ei näe, kas see kunagi tuleb, kas see sinna jõuab, aga õudselt tahaks. Et oleks, ja see ei tohiks olla täiesti võimatu. Aga et üks suur element toas on see, et aga mis siis seal koolis toimub, et praegu ma olen nagu kirjeldanud sellist tehisaru suhtlemist lapsega või õpilasega, eks sellist dialoogi, et ta on nagu ikkagi seal on õpilane ja masin, ideaalis siis pigem arvutis, mitte nutiseadmes, kuna arvutis on lihtsam seda sisu produtseerida, kuigi osad lapsed on väga osavad ka nutiseadmes hästi palju looma sisu, aga ekraani suurus ja nii edasi. Ja ma ei välista muidugi seda, et aeg-ajalt siis õpilased ei kasuta seda üks-ühele või siis ka grupis tehisaruga õppimist koolis, aga mul on tunne, et koolis võiks ka mõned asjad muutuda selleks, et kodus üksinda tehisaruga õppides toimuksid targemad tegevused. Ja selle kõigega seostub tegelikult ka see, et mida õpilane tunneb, et mida talt koolis oodatakse. Et jällegi, võib-olla see on väga naiivne või selline utoopiline arusaam, aga mulle väga meeldiks, kui õpilane kodus tunneks, et talt ei oodata nagu mingit kindla kujuga tulemust, mingit produkti, vaid et pigem mida temalt oodatakse on see, et ta üritab midagi paremini enda omaks mõtelda, millestki ennast läbi pusida, midagi nagu enda omaks teha, midagi proovida, mõista. Ja see ei tähenda seda, et ta selle käigus ei produtseeriks midagi, mis jätab nii-öelda kuhugi paberile või arvutisse jälje muidugi. Et me teame, et õppimiseks, mõtlemiseks me peame väga palju võib-olla materjale sodima, küsima, kirjutama küsimusi, võib-olla midagi kuidagi rõhutama seal materjalis, me võib-olla visandame midagi, me kirjutame mingisuguseid mõttekatkeid üles, me teeme võib-olla mini-essee iseendale. Aga et see mõte võiks olla see, et kõik need jäljed õppimisest nende eesmärk on tegelikult see teadmine tekitada sinu pähe, mitte tekitada neid vaadeldavaid jälgi. Ja mul on tunne, et kui me nüüd küsime, et mis on sellise õppimise mõte, et kui koduse töö mõte ei ole mitte tõestada õpetajale, et ma õppisin, näe, siin on essee, on ju, järelikult ma mõtlesin, vaid vastupidi, ma ei pea tõestama seda mingil teosega, vaid ma lihtsalt pean olema ise nii kindel kui võimalik, et midagi minul pähe jäi või kas või tekkisid mingid küsimused või kas või ma sain aru, et ma ei saa sellest materjalist lõpuni aru ja siis ma panin kirja mingisugused 3 olulist küsimust, mida ma tahaks võib-olla kellegagi arutada. Ja milline peaks olema siis elu meie ümber, et õpilased iga kord, kui nad saavad koduse töö, siis niimoodi mõnuga õpiksid. Ja ma ütlen ka vahele, et ma ei arva, et kodust tööd peaks olema kogu aeg kõigil ja hästi palju.
ma arvan, et kodus tööd võib-olla peaks olema vähem, harvem ja ta võiks võtta vähem tunde kui täna, aga et kui juba see kodune töö on, siis ta võiks olla pigem selline nii-öelda mõtlemist toetav, on ju. Ja vaata sellise kodude puhul võiks siis olla see tehisaru abi, on ju, seal kõrval, mida me oleme siis kirjeldanud, on ju, kes suunab just nimelt kogu aeg mõtlema. Ja mul on ka tunne, et vaat kui nüüd oleksid olemas sellised tingimused, on ju, koolis, mille puhul õpilane tahaks kodus just niimoodi õppida, siis me võib-olla ei pea muretsema, et aga äkki ta kasutab ikka seda nii-öelda tavalist tehisaru, sest see tavaline tehisaru tegelikult ei aita teda asjade omaks mõtlemisel, vaid lihtsalt laseb tal passiivselt teadmisi vaadata, eks ju. Et kui meil on selline olukord, eks ju, et kool ütleb, et ära too mulle esseesid, vaid õpi, kuidas iganes sulle tehisaruga õppida meeldib, aga näiteks need 3 ideed, proovi need kuidagi läbi mõtelda, et sellisel juhul ta võiks valida selle targema tehisaru, kes ta sellel teekonnal päriselt toetab ka. Aga et siis see küsimus on jah, et mis seal siis koolis võiks toimuda, et me teame seda, et isegi kui me oleme enda jaoks oma arust mingisuguse materjali endast läbi lasknud ja läbi töötanud ja kui me nüüd saame olukorra või sellise, ütleme, probleemsituatsiooni või peame seda rakendama või peame seda kuidagi kasutama ja nüüd on nagu päris olukord, eks ju, siis väga sage on see, et ma küll nagu oma arust teadsin, aga nüüd ma ei oska. Tean neid sõnu, aga nüüd ei oska lauses kasutada näiteks. Tean seda valemit, aga nüüd ei saa aru, kas see valem kehtib siin või hoopis mingi teine valem ja nii edasi. Ehk siis me oleme kõik seda kohanud oma elus, et millegi lugemine, vaatamine, isegi kui ma olen püüdnud endamaks mõtelda, siis päris olukorras sellest ikka väheks. Ja selleks, et selline veel kord väga sügav mõtlemine käivituks, siis selle jaoks võiks siis olla see koolitegevus, et ideaalis võiks koolis olla väga palju rohkem selliste juba kõrgemate, keerukamate operatsioonide harjutamist, et seda, et me tõesti üritame juba rakendada. Me võime sellest mõelda ka kui Bloomi taksonoomia kõrgematest tasemetest, et me mitte ei ole seal nii-öelda allpool või ei tegele selle nii-öelda materjali nii-öelda omandamisega koolis ja siis ei jõua võib-olla seda teadmist nii väga rakendada, sest aeg saab otsa, vaid et me üritaks teha nii, et enda omaks mõtlemine kindlasti vigadega toimub kodus, aga nende vigade avastamine ja teadmiste rakendamine, see tõeliselt raske töö toimub koolis, aga ta võiks olla selle võrra ikkagi mõnus, et lapsed, õpilased, noored ei karda. Nii et nad ei peaks tundma, et nad saavad iga kord näiteks hinde selle eest või et kui nad ei ole kodus midagi piisavalt mõistnud, siis on see kohutav tragöödia, vaid et pigem võiks olla see eeldus, et nad igal juhul kukuvad läbi, sest me teame, et see on see, mis õppides juhtub, et me oma esimesed nii-öelda kujutised mingist asjast, mingid esimesed arusaamad, representatsioonid, tegelikult me teeme nad alati valed, aga selleks, et sellest aru saada, on vaja seda rakendamise kohta ja selleks võiks olla just see koostööne koolis ja uurimine väga mõnus. Ja ma tean, et see kõik kõlab väga võib-olla helesiniselt, aga ma oletan, et sellisel juhul võib-olla see õppimine tegelikult oleks sügavam, aga õpilasel kodus oleks mõnes mõttes turvalisem ja julgem näha seda vaeva. Aga jah, et see suur küsimus on, et me teame ja ma arvan, et väga paljude kuulajate mõtetes käib ka praegu läbi see, et aga nad on ju passiivsed või et paljud õpilased on passiivsed. Olen ka kuulnud väidet sageli, et aga osasid lapsi ei huvita ju mitte miski, et siis nad ju ei teeks kaasa ei kodus, ei valmistaks ennast ette ega koolis ja nende teemadega me tegelikult nendest me räägime ka natuke hiljem, see on oluline, aga ma usun, et hoolimata sellest, et osadel õpilastel on võib-olla väga tugevad motivatsiooni või ka muud probleemid, ei tohiks me nii-öelda lahti lasta mõttest, et see õppimine võiks kogu aeg olla maksimaalselt kasulik ja sügav. Aga üks võib-olla suur teema ka, mida kõikidest võimalikest õpioskustest nagu eraldi välja tuua, on sellised metakognitiivsed teadmised, oskused, millest ikkagi paljud õpetajad on nendest kuulnud, võib-olla õpilased on nendest natuke vähem kuulnud, aga ma usun, et paljudes koolides on nagu see tunne, et tegelikult meil ei ole aega selle teemaga nii väga tegeleda. Ja jällegi, äkki tehisaru on see koht, kus või nii-öelda see uuendus, mis aitab meil rohkem ka toetada metakognitiivseid oskusi ja teadmisi. Ja mõnes mõttes seda võib nimetada nagu selliseks õppimisega seotud supervõimeks, et on ju uuringud, mis ütlevad, et kui me natukenegi saame õpilasi toetada selles osas, et nende see metatunnetus, metakognitsioon oleks parem, siis sageli nad ikkagi, neil hakkab paremini minema. Ja ka võib-olla nendel, kellest võib-olla ei olegi alati nii palju oodatud, et see võiks olla selline väga mõnus ikkagi hariduses võrdsust loov
aspekt ja kui me mõtleme, et mis see metakognitsioon on, et tal on võib-olla tõesti sest räägitakse, aga võib-olla sellele ei ole nii lihtne pihta saada, et mida ta siis täpselt endast kujutab. Ja see ongi sellepärast keeruline, et see on asi, mis toimub igal juhul inimese peas. See, kuidas see inimene nii-öelda mõtleb, mida ta parasjagu teeb, eks ju, et kuivõrd ta jälgib, mis tema peas toimub, kuidas ta mõtleb, millest ta mõtleb, aga seal on tohutult palju erinevaid aspekte, loomulikult juba ka see, kui me mõtleme, et sain mingi ülesande, kas see on selline, mida ma oskan või see on selline, mida ma ei oska. Et kas ma üldse küsin endalt seda küsimust, kas see ülesanne on vastavuses minu olemasolevate teadmistega või ei ole. Kõik õpilased ei pruugi seda endalt küsida näiteks, eks ju. Ja tegelikult, kui hästi lihtsalt öelda, siis see, et ma jälgin, kuidas ma õpin, ma jälgin, kuidas ma mõtlen ja ma saan tänu sellele aru, et ma pean muutma midagi. Et see muutmine on samamoodi see metakognitiivne oskus, et ma saan aru, et nii ei tohiks teha. Ja sellest teemast võiks rääkida tohutult, ma ei tee seda siin, aga et võib-olla hästi lühidalt võiks öelda, et ja mis on minu arust üks olulisemaid aspekte metakognitsiooni juures on ikkagi see teadmise pool, et miks see enda õppimise ja mõtlemise suunamine on nii tähtis, on see, et need tõhusad õppimise viisid, me peame neid teadma, sellepärast, et need ebatõhusad on jahvatlevad. Et mõnes mõttes võiks öelda, et meie aju alati tahab valida seda rumalat õppimisviisi, sest see ka tundub mõnus. Tundub mõnus korduvalt läbi lugeda, tundub mõnus küsida tehisaru käest, tundub mõnus kohe vastust vaadata. Et siis tekib kohe see tunne, et ma saan aru, mul tekib kohe võib-olla tunne, et ma olen kompetentne, eks ju. Ja ei tundu üldse mõnus hakata õppima sellel raskemal moel, näiteks proovides ise oma mälust meenutada, see ajab nagu suisa kihelema, et mul ei tule ju meelde ja see tekitab minus endas vähemalt selleks meenutamise hetkeks ikkagi selle tunde, et ma olen järelikult rumal, eks ju, et ja ma arvan, et me võime kõik oma tavaeludes ka neid olukordi nii palju leida, mul tuli endal just meelde kuidas me kõik kukume natuke sellesse ämbrisse, aga et kui ma tõesti tahan, et ma ise saaksin targemaks, see on õpiolukord, siis need tarkade õppimisviiside teadmine on nagu see üks aspekt. Ja võib-olla teine aspekt on see, et meil on ka kõigil sellised õppimisalased kogemused ja et mida enam me tegelikult neid ise nii-öelda jälgime, monitoorime, tegelikult ma tegingi nii ja tegelikult vaata ma pärast ei mäletanud, eks ju. Et see, et ma üldse selle üle mõtlen, kõik õpilased ei tee seda, et jällegi üks koht, kus tehisaru saaks appi tulla. Ja siis ikkagi see minu võime ka aktiveerida, suunata ennast ühte või teist strateegiat tegema, aru saada, et ühte tuleb nüüd näiteks pidurdada, et ka seal saaks see tehisaru selline kark või abimees olla selline leebe, malbe, tugi, et kes võib-olla mõnes mõttes võtaks võib-olla nagu seda raskust koolilt nagu vähemaks mõnes mõttes ja me teame ka seda, et selliste oskuste toetamine, see ilmselt on natuke nagu individuaalne ka, et võib-olla saab teha kõiki asju ka grupi aruteludes ja grupis, aga võib-olla mõni õpilane vajaks nagu veel teatud olukordades nagu seda stopi kohta, mõtle, kuidas sa mõtled ja nii edasi. Et ma vajutasin vale nuppu nüüd. Et et see suur küsimus ongi, et kuidas see tehisaru saaks koolile appi tulla, et me varsti kohe näitame ka neid mõningaid näiteid siin üsna kohe. Aga et võib-olla vaataks korraga selle poole, et kui me nüüd ikkagi omame sellist tarka tehisaru, seda nii-öelda ütti, et see ei lähe ka ju üle kivide ja kändude, et räägime kohe rohkem ka sellest, mida juba me oleme katsetanud õpilastele suunatult, aga et võib-olla need esimesed teadmised, mis meil on see, et isegi kui me loome sellise väga hea nii-öelda koduse assistendi või ka koolis kasutatava assistendi õpilase toeks, siis tegelikult kui õpilane ei taha sel viisil õppida, eks ju, et ta ei tea, mis on tark, et tal puuduvad need metakognitiivsed teadmised, et siis ta tegelikult ju ei tee, ta ei kasuta seda sel moel. Ja isegi kui ta teab, siis võib-olla näiteks olukorras kiirustamist, ärevust või siis see, et ülesanne on tema jaoks nii mõttetu, et ta ikkagi pigem valib selle lihtsama viisi, eks ju, et seal on nii palju, et meil on nii palju karisid sellel teel, aga et see võib-olla vihjabki, et meil on vaja nii väga head tehisaru kui ka siis seda, kuidas me õppimisest koolis räägime, ka selle muutust. Ja ikkagi üks suur küsimärk on ka näiteks minu jaoks võib-olla
teiste jaoks ka on see, et miks õpilased ikkagi õpivad, et kui nad enda jaoks nagu mõtlevad, et kas nad õpivad selleks, et ennast arendada või nad õpivad selleks, et saada see asi tehtud või et saada see hinne kätte. Ja suheldes noorte inimestega näiteks ma olen kuulnud, et mõni noor ütlebki, et ta õpib küll tehisaruga, et ta teab, et õpib valesti, aga ta tunneb ennast juba süüdi vähemalt, nii et ta tegelikult ise saab aru, et ta ei arenda ennast, et isegi see on juba päris hea samm, eks, kui õpilane saab aru, et kui ma nüüd niimoodi delegeerin seda õppimist, et siis tegelikult ma ei ole endale kasulik. Aga nüüd läheme me ka nagu konkreetsemate näidete juurde, kuidas see õtt või õppimist toetav tehisaru võiks välja näha, väga algeline võib-olla versioon, väga arendusjärgus, aga ega ta valmis kunagi ei saagi, sest ega siis õppimistarkus ei saagi ka kunagi valmis, aga ta saab kindlasti saada, ta võiks saada nii heaks, kui tänane teadus juba on. Aga ta on küsimus jälle Jaanile, et kes ei ole küll veel tukkuma jäänud siin kõrval. Et kust me selliseid näiteid üldse saame, et kust võtta sellise targa õppimist toetava tehisaru, mis kooli sobiks või õpilase jaoks sobiks näited?